Me oleme täna Linnamäel, Läänemaal ja mängime siin ühte lühikest rada. Teen teile väikese ülevaate ka sellest rajast. Mängin oma kotiga, seekord ei teinud midagi erilist. Ja esimene rada on 48 meetrit par 3 topeltmandoga. Ma lähen siis Ikundiski haamriga. Kuskil seal korvi lähedal me oleme, vaatame. Ja teine rada on par 434 meetrit. Ideaalis tahab sellist eeskäe flexi. Nendest esimestest puudest on vaja läbi saada ja vasakul pool on selline avatud plats, kuhu sa tahad jõuda. Tagant käega tegelikult saab ka. Ma lähen proovin siis TD3-ga ja eest käega. Ja mulle tundub, et see võis olla täitsa okei, lähen vaatama. Aga me jõudsime siia, mis ei ole üldse halb, aga tahaks olla tegelikult siit umbes 10 meetrit vasakul pool. Mugavam läheneda, sest korv on täpselt sellise, no ma ei tea, mingi 4-50 meetri kaugusel. Nii et ma lähen siit eeskäe ja Justice'iga. Ja nüüd läheneme haamer. Nii, ja siit võtsime parri. Siit võtsime parri ja lähme edasi. Kolmas rada on 82 meetrit par 3, mängib eest käele. Otse ja laseb kettal feidida. Ma lähen PD-ga. Äkki on 10 sees. No nii, eeskäsi on nii nõrgaks jäänud, et ei suuda PD-ga isegi 80 meetrit lisata, aga jäime 12 peale, nii et teeme mingi puti. Ja võtame siit parri, ei oska enam puttida, proovime igaks juhuks. Sama asi, sprinni ei saa sisse. Nii. Ja võtame järjekordse parri ja -1 on hetkel. Ja neljas on ka 83 meetrit ja mängib justkui uuesti ees kätte, aga mulle meeldib seda rohkem tagant käega mängida. Midagi, mis paned otse ja feidib ja ma lähen Firsiga. Ja veits sai liiga palju vannukat pandud, keerasin selle üle, nii et me oleme jälle mingi 15 meetri peal. No ja see on juba peaaegu 20 meetrit, nii et jällegi mingi step put. Ja ei, see on pikk, aga noh, saab testida, saab proovida veel. Täna ei ole seda. Ja jälle parr. Ja viies on jälle par 3, 66 meetrit ja vaja tunnelisse sirget sisse visata mingi asi, mis sujuvalt feidib. Tavaliselt sound teeb selle töö ära. See võiks olla päris hea. Ja jõudsime siia peaaegu pulsaisse. Väga napilt aga olemas. Ja 6. rada on 96 meetrit par 3. Viska otse, lase kettal feidida, peaaegu soti. Ma lähen Teslaga. Ei lähe. Oh, joppas. Feidi. Kepi. Oi, väga hea, ma arvan, olen putil. Ja green hit, nii et vaatame, kas saame. Päike on täpselt silma. Ja pördi. Ja 700 on 80 meetrit. Natuke ma ütleks, võib-olla rajakaart tahaks rohkem kaart saada. Sest siin on vaja midagi visata ja palvetada kõrgele, peaaegu isegi U-täht, aga ta peab lõpus ikkagi kanduma päris palju, nii et ma lähen keskmaaga Mako 3-ga. Jah, ja see on see põhiviga, mis siin juhtuda võib. Ka suun on otse,
õige, aga siin on nii palju neid puid, ma prooviks teen ühe veel. Millegi kangemaga Pyroga. Ja jälle, väga õige suund, aga kõik võimalikud puud, nii et mina ei tea, kuidas seda rada mängima peaks. Üks variant on veel siuke eeskäega, aga see mulle nii väga ei meeldi. Ja siia võssime jõudsime ja nüüd ainuke variant ongi siit minna mingisuguse eestkäe asjaga, sest korv on seal pool, kui ta nüüd vaatate. Nii, ja lähme proovime midagi eeskäega ja kõrgelt. Ja see on kauge, aga saab proovida. Ja jäime napilt ringist välja. Päästame parri. Ei, teisele poole samamoodi vikaks siit paugi. Oleks võinud niimoodi ju. Üks paugi ka siia. Tegelikult see rada on niivõrd lihtne, et siit sa peaksid tulema mingisuguse -5 kuni -8 maha. Aga see ei õnnestu midagi pärast kuidagi. Ja 8 on 67 meetrit par 3, saad nii eeskäe kui tagantkäega. Ma lähen proovin tagantkäega. Ei, see on alast stabiilne. Oi, Ma ei tea, mis päkapikud seal metsas olid, aga need oleks peaaegu selle kette viskanud korvi. Aga noh, nüüd saab pördi. No nii, üks pördi ka siia juurde. Tegime eelmise paugi tasa ja nüüd me läheme viimase raja juurde. Ja 900 on 92 meetrit par 3. Ma lähen Teslaga, viska otse ja laseb feidida. Kui ta nüüd pikaks ei läinud, siis äkki saab puttida. Ja 3 ka võetud. Ja selline see Linnamäe rada ongi tegelikult väga lihtne soojenduseks. Teinekord Haapsalusse mängima tuled, tule hüppa siit läbi, see jääb Tallinnast tulles peaaegu tee peale, eriti kui sa Keila poolt tuled. Saad siin soojaks ja siis saad Haapsalusse mängima minna. Mina mängisin täna võrdlemisi kehvasti, eks te nägite seda skoori siin all ka, ma isegi ei tea, mis miinust ma mängisin, võib-olla 1, võib-olla 2. Aga aitäh kõigile, kes eelmine kord osalesid ka kettaloosis, teid oli päris palju. Juba järgmises videos, ma luban, tuleb järgmine kettaloos ka. Seniks olge tublid ja näeme diskirajal. Tšau!